tulemast uude vlogi. Meil on tegelikult pühapäeva lõuna juba täiesti eksprompt. Otsustasin, et ma alustan uut vlogi pühapäevaga. Täna on siuke mõnus resetting päev. Ma oskasin koristada ja siis tänane päev tuleb mõnus. Nii et ma tundsingi, et täna on kuidagi siuke uue energiapäev. Ma tahan alustada seda vlogi pühapäevaga ja ma arvan, et mul selle nädala sihiks võtangi siuke nagu resetting, mingite uute asjade nii-öelda oma ellu toomine. Lähme korraks siit ära. Tundsingi, et tahaks nagu siukest natukene nagu resettingut. Kuna ma panen täna kokku ka oma kummuti, siis ma tunnengi, et okei, see märgib ära nüüd ühe selle sammu lähemale sellele, et ma tahan, et mu kodu oleks justkui valmis. Ma panin müüki oma vanad meigilambid, mul on nagu siuke revamping asi, natukene uut energiat enda sisse nagu ümber häälestada ja siuke nagu full on fookus iseendale, oma elule ja õnnel. Ja seda, ma arvan, see tuli ka tänu sellele, et ma sain täna ka jälle pikalt magada. No to the burnout, yes to the all the good thing. Aga ma koristan nüüd edasi ja siis ma lähen täna Andraga eratrenni. Kuna ta tuleb mu juurde pediküüri, siis ma olin nagu, kuule, saab mega hea treener. Äkki teeme hoopis tasa arveldust, et ma tulen suurde erakasse. Nii et it's gonna be a fun day. Uus energia. Ega ma isegi ütleks, et uus energia. Sama energia, aga lihtsalt natukene värskema pilgu läbi ja tuletan endale oma lemmik toredaid asju meelde. Clean, clean, clean. See on see fleece, mis ma ostsin endale Sportlandist. See on väga nunnu ja see on meeletut soe. Bring it back. Aga no siis oled küll ju. Tuleb rohkem teha, kui suune korras. Paned küll kogu. Selles ongi asjad nagu. Ei, mul tuleb nagu ma vaikselt äkki paremaks minema. Väga hea. Viimas äkki. See on hoopis 10 kikkinud. Jah, see on. Nii, teeme veel 10. See on küll normaalne sünkroon. 15 sekki lõpuni. Tund aega töötab. Nii lõbus oli, nii tore trenn oli. Pärast jäime chatima ka, jutustasime päris pikalt. Aga väga fun oli ja hakkan kummutit täna veel kokku panema. Väga fun. Jõudsin koju ja kavatsen ruttu midagi süüa ja siis hakkame seda kummutit kokku panema. Mulle tegelikult väga meeldib igasuguseid asju ehitada ja kokku panna, aga ma tahan olla selles naiselikus haavatavas minas, kus ma küsin abi tüksid asju tehes. Küsisin abi, paraku ei olnud võimalik inimesel mind aidata. Nii et ma teen selle ise ära, nii hästi kui ma oskan. Eelmine asi, mis ma ehitasin, siis ta ei tulnud kõige paremini välja. Piisavalt, aga mitte kõige paremini. Natuke logiseb. Kõiges ei peagi super hea olema. Vähemalt ma üritan seda endale öelda. Taktika on see, et kuna see kummut läheb siia, siis ma ehitan selle siin. Nii et mul on vaja kõik asjad eest ära liigutada. Ma korisin siia üürikorterisse umbes
nüüd varsti juba 3 aastat tagasi tegelikult. Alguses, kui ma siia tulin, siis ma lihtsalt võtsin kus iganes tasuta midagi sai tüüpi ja mulle üldse tegelikult ei sobinud see sisustus, mis ma tegin. Ja ma andsin endale ühe väikse lubaduse ja maailm hoiab sellest ka muidugi kinni. Ma olen siin nii kaua, kuniks ma otsustan kellega kokku kolida. Eks me näeme, mida see elu teeb selles osas, aga elu on sellest ka ilusti kinni hoidnud ja minus on siin mingi asi ka kuidagi sees olnud see, et lükkab kogu aeg edasi selle nii-öelda lõpetamise või finishing. Mina usun feng shui'sse, mina usun energiatesse ja igasugustesse asjadesse ja öeldakse ka see, et sa pead tekitama uutele inimestele ruumi või võimalust tulla su ellu. Ja mul on kogu aeg mõtetes olnud see, et mul ostsin selle 2-kohalise diivani. Ma ei mahtunud sinna isegi pikutama, rääkimata, et nagu, kui see tuli keegi külla sõbrannadest näiteks, me istusime viisakalt üksteise kõrval. Sa ei tekita väga ruumi inimesele tulles. Ma ostsin siis lõpuks tumba selle umbes 6 aega tagasi alles ära. Sama asi oli siis voodiga, et kui see ei ole minu jaoks kutsuv, siis ei ole ka see kellegi teise jaoks kutsuv. See asi on ka kummutis minu jaoks isiklikult. Mul ei mahu endagi asjad siia väiksesse kummutisse ära. Rääkimata, et kellegi sokipaar nii-öelda. Tunnengi tegelikult, et see space peab olema see, et jah, mõnus ja kodune ja niimoodi. Olgugi ma siin vähe, making it fresh. Making it home, nii et iseendal oleks siin mõnus olla. Selles mõttes ruumi tekitan kui füüsiliselt kui ka tegelikult vaimselt. Kodu on mõnus koht, kus olla, siis siia on oodatud ka teisi inimesi, kes minuga koos mu elu tahab veeta. Nii, tagataustad Mõrvasaari Castle, üks mu lemmikuid. Nad ei ole väga kerged. Ma ei valeta. Ma kukkusin öösel selle otsa niimoodi, et täiesti full on tagumikuga vast selle peale, nii et it was fun. Selles osas mul ei ole mitte midagi selle vastu, et ma ostan kõiki asju. Aga antud hetkel, seda praegu teha, see lahti tegema siin ei suke. I don't like it. Mees, palun pane mu sõrmed siia vahel. Ma tegelikult aju juba täitsa koos, aga ma olen see, et doing it in one go tüüp inimene. Ma ei ole seda tüüpi, kes mingit mitu päeva rahulikus, mingi nope, I need to have it done today. Ma olen selles suhtes väga iseseisev naine, ma tegelikult saan kõigega hakkama, aga ma ei taha enam kõigega hakkama ise saada. Mul on vaja, et see minu mees oleks täpselt see, et mingi honey, I know you can do it on your own. But by the way, babe, you don't have to. See näeb juba täitsa kummutimoodi välja vaikselt. Selg valutab. Sõrmed valutavad. But it's worth it. Tunnistan teile, mul on praegu mingi 3 korda jäänud pöidaküüs haamri alla. Ja see sai ikka mitu korda sukse vabaduse, nii et lõbus. See näeb päris hea välja juba praegu. Nüüd on vaja sahtleid. Nüüd on sahtlite kord ja it's annoying as fuck. Ja viimane. She's done. See on mingi, ma ei tea nüüd mitu tundi hiljem. Praegu on kell 9 läbi. Done, she's done. Mulle meeldib ta. Ta on cute. Tere hommikust. Olen juba 6 saati järgmil kell on 7. On esmaspäev. Viin oma esimese kohvi ära ja olen siin natukene lihtsalt olnud. Aga tänane päev toob selline, et ma olen pikalt tööl. Klassikaline rutiinne tööpäev. Ja siis sauele. Teen ühe kohvi veel ja siis tegelikult setin ennast korda, panen trenni koti valmis ja ega mul rohkemat täna praegu hommikul rohkem midagi öelda ei olegi. Mulle täitsa ta meeldib, et ta on harjumatult tume, aga mul vähemalt mahuvad asjad nüüd sahtlitesse ära. Nii et ma olen nagu rahul selle ostuga. Nüüd ma lähen sauele, trenni, mitte midagi erilist, aga mul täna ülihea tuju, siuke sillikusi,
ehk siis tasakaal on ikkagi tähtis ja ma arvan, ma saan ka filmi, nii et ma arvan, et me näeme homme. Tere hommikust! Täna on kolmapäev. Mul on siuke mõnusam, rahulikum hommik ja ma keskendungi sellele, et ma olen nagu siukses tasakaalus, rahulikum. Aga mul täna on üks klient, mille üle ma tegelikult väga tänulik, et siuke rahulikum päev. Toob selle nii-öelda rahuliku naise energia mulle uuesti natuke rohkem kohale. Olen aastaid tegelenud sellega, et olla nii-öelda rohkem naiselikus energias. Aega, et ma pean talle meelde tuletama. Take a breath. You're not in a hurry. Kas kõik liigutused, kõik asjad peavad olema nii-öelda stressliigutused? Ei pea. Nii, et ma hommikul võtangi siin rahulikult, tegin omale kohvi, nuinnusse liljalisse tassi. Cheers! Kui me räägime nüüd naiselikust energiast, asi, mis aitab meid eriti tuua tagasi sellesse nii-öelda pehmesse energias, ongi iseenda eest hoolitsemine. Reaalselt see ei ole lihtsalt see, et me tahame, vaid ta reaalselt taastab meie seda nii-öelda pehmet naiselikku poolt. Ja see on asi, mida ma olen ka viimased aastad nagu eriti palju teinud. Ma teengi reaalselt endale asju, ma käingi reaalselt mingis seal teises, kolmandas kohal. Ma teengi soengu korda hommikul, ma teengi pesengi ja hoolitsen ja värvin kulme ja värke, et lihtsalt nagu see ausalt, see ei ole lihtsalt mingi tšikk, see reaalselt aitab. Ma pesen praegu ära oma näo ja siis ma otsustasin, et ma värvin kulmud ära, lihtsalt siis ma tunnen ennast väga hästi ja pärast teen skincare'i ka, sest mulle on väga meeldinud see La Roche-Posay näopesukeel. Me oleme väga harjunud kõik inimesed tempoga, mis tõttu mingid näokuivatamised, näopesemised asjad toimuvad nagu siuksete liigustustega ja enamasti on nagu õlad üleval. Remember to take a breath nagu põhimõtteliselt, et ma pean endale ka meelde tuletama, et okei, kas see on vaja, et ma praegu tegutseksin nii kiiresti ja nii edasi. Kas ma võingi rahulikult praegu nägu pesta, lased õlad vabaks ja hingad ja nii-öelda ei tee asju survival mode'is, et kõik suksed nii-öelda tavalised liigutused nagu, ma ei tea, laua pesemine, kas see peab olema niimoodi või sa võidki rahulikult, okei, puhastad niimoodi, kuivatad nägu niimoodi, kreemitad nägu niimoodi, mitte niimoodi, eks ole. Et tuua tagasi see siuke rahulik ja toome ennast maa peale tagasi, et meil ei ole alati igale poole kiire. Kas see, kui sa nagu rahulikult 2 sekundit kauem kreemitad nägu, võtab sult väga palju ära? Ilmselgelt ei võta. Tuleta endal meelde, hinga sisse ja tee rahulikult asju. Asi, mis ma olen viimasel ajal tegema hakanud seoses siis 2 asjaga, manifesteerimise kui ka naiseliku energiaga, on see, et ma keskendun sellele, mis tüüpi muusikat ma kuulan. Sest et muusika on üks väga-väga võimas viis, kuidas manifesteerida ja ma mingi vahel läpasin seda ka ja ma teadlikult keeldusin kaasa laulmast laule, mis siis kutsusid nii-öelda halba energiat. Noh, nagu näiteks, et enamasti mingi lonely, I am so lonely, nagu I don't want that. Iseenesest ma väga armastan vanakooli. Ma lausin ikka nagu täie häälega ikkagi kaasa ka räigelt. Mingi hetk ma taipasin seda, et ei tekitanud need laulud või need enam nagu head tunnet, vaid pigem seda ongi siuke mingi päev kui ma postitasin Reelsi, siis ma hakkas mulle soovitama sellised naiselikke laule, mis kõik on tegelikult mingil määral manifesteerimislaulud ja nüüd mu playlist järjest iga päevaga on läinud selleks, et see kõik on manifesteerimismuusika, aga ta on siuke natuke afrokas, siuke nagu feminine. Seal ongi I am that I am, women's glow. Jah, ma kuulan ka teist tüüpi muusikat, aga neid ma kuulan rohkem ja teate, tekitab head energiat. Ja naiselikku energiat aitab siis ka hullult hästi meil kaasa tuua tantsimine ja laulmine. Et kogu see siuke keha liigutamine, muusikarütmis kaasa õõtsumine, liigutamine, seda aitab meie kehal taastada siukse nii-öelda feminin poole. Tantsige, laulge kodus, hüppake, sest et hüppamise vibratsioonid aitavad ka kehal lõõgastuda. Nii et väga-väga soovitan. Ma olen nüüd viimasel aastal hakanud uuesti rohkem tegema. Toimib väga hästi. Nii et ma olen siin terve hommik nüüd koristan praegult. Soovitan.
hommikust, ta on neljapäev, mis ma nagu, millele ma ka eile tegelikult keskendusin üleüldse oma vaimse tervise osa, et siuke pehme olek, särav olek, naeratav olek. Et kui sa keskendud sellele, et naeratada rohkem või lihtsalt kasvõi siuke helgem nagu see peale on, sul on mingi creepy smile kogu aeg, aga siuke helgelt, et sa räägid inimestega siuksel upbeat häälega, natukene keskendudki sellel, kui läheb jälle hääl nagu siukseks ära vaata, et siis sa nagu lähed üle sellele, et see hääl oleks siuke naiselikum, natuke rahulikum, soovitan siiralt. Et eilne päev seda ma sellele, et ma nagu erinevatele nendele asjadele keskendusin, tegi tõesti palju paremaks selle kogu üldse olekut. Järgmine punkt on ka see, võtta aega vastamisega. Et ma olen olnud terve elu selline, et mul on justkui olnud compulsion või siuke tahe koheselt. Mul peab olema justkui kõikidele asjadele koheselt vastus olemas ja ma pean kõiki asju justkui teadma. Et isegi kui ma ei teadnud, ma ütlesin, ma tean. Et mul kartsin nagu eksida. Ja nüüd, millele ma keskendun, on see, et kui inimene küsib mingi küsimuse, siis ma võtan isegi nagu aega, tekitan natuke võib-olla isegi teises inimeses veidikene seda ebamugavust, et ma võtan selle aja, et mõelda, mida ma ütlen. Ja et see vastus, kui ma midagi ka ei tea, siis ma ütlengi, jaa, ma ei tea, vaata. Ei tohiks karta mitte teadmist. Vahepeal nüüd ongi hakanud uuesti tagasi tulema see, et ma hästi kiiresti vajan kõigele, et ma pean vastama. Aga neljapäev, taaskord täiesti klassikaline päev. Olen küll hästi nii-öelda üritan naiselik ja igasugune siuke olla. Ma praegu tulen trennist. Fun fact about me, mul on väga dirty mind. Ma teen väga julgeid nalju. Ja täna ma ikka suutsin mehed ikka niimoodi naerma jääda, sest et nüüd on vaata kuidagi nii naljakas nagu pärast neid mingeid nalju seletada lahti, aga põhimõtteliselt Thai-boksis on hästi palju jalalööke ja illegaalne on lüüa hargi vahele. Täna oli mingi huvitav päev, kus kõik mehed tahtsid mulle kaksi-raksi lüüa varvastega niimoodi otse hargi vahele. Dirty minded ja dirty person nagu ma olen. Ma olin nagu mingi, kuulge kutid, ma saan aru, et te tahaksite tegelikult sõrmi kasutada, aga ärge tauige minna. Ja mitte, et see oleks lihtsalt olnud on point, aga see ajas neid ka lihtsalt nii räigelt naerma. Mulle meeldib mu dirty mind ja ma kogu aeg üritan seda ikkagi ma ütlen seda enamasti ikkagi tasakaalus hoida, et ma nii dirty kogu aeg ei oleks, aga see oli lihtsalt nii hea, et ma lihtsalt pidin ütlema. Aga see vähemalt ajas neid naerma ja ma sain ka sellest nagu löökidest siis nagu üle. See tehtus 3 korda täna. Kui te mõtlete, milline inimene olen, siis ma olen selline inimene veel ka tagatipuks. Väga dirty minded, väga julge selle koha pealt. Mitte igas seltskonnas, et selles mõttes ma ka päris igal poole julge nii julge olla põhimõtteliselt. Tere hommikust teile! On reede. Tänasest ma elan justkui nädal aega täiesti võõras kohas. Lähen siis hoidma ühte armsat kutsat nimega Sass ja veel 2 väikest kiisukest. Ma olen siis nädal aega elan siis oma selle kliendi kodus ja siis tegelen tema loomadega. Ma olen 1 korra varem seda ka teinud, aga et siis lähen uuesti kuniks mu klient siis on reisil. Ilmselge, et ta on põnev ja tore ja teistsugune. Mulle väga meeldib saada nii-öelda oma keskkonnast välja. Eks ta on ka natuke raske, ma tean, et eelmine kord mul mingi aeg hittis väga see, et nagu et nii oma rutiinist välja. Ma lähen käin poes, sest et mul oleks vaja teksapükse. Praegused teksapüksid, mis mul kõik olemas on üks asi, et nad on suured mul kõik ja nad on väga inetud. Siis mul oleks vaja paetata rinnahoidjad, mis mulle mahuks, sest et tüdrukud on lahkunud stationist. Vaatame, mis päev toob. Andraga võtame täna mõlemad oma koerad ja lähme jalutustiirule, et loomad saaks omavahel ka sotsialiseeruda ja me saame ka omavahel siis chattida. Ja õhtul mul on Unoga elakas. Leitsiga tegelikult kõik vajalikud asjad. Paetada rinnahoid ja Lindexis siis ühed teksapüksid, ma sain Tommi teksapüksid ja siis tegelikult ühe jopega, sest et mul tegelikult pole sooja jopet. Ära! Istu! Vaata kui ilus poiss on. Nii, ma nüüd tulin üles nii-öelda kapituppa. Ehitas siia ruumi, kuhu ma saan oma asjad panna. Ja ma teen teile väikse hauliga, mis ma siis poest lõpuks võssin.
aga ma teen teile ennem hauli. Sain Denim Dreamist siis endale niisugused Tommy teksapüksid. Niisugused straight teksapüksid. Soodukaga olid praegu. Nad lõpuks läksid vist maksma kokku 49 eurot. Väga normaalse hinnaga. Elektrolüüde. Palteta rinnahoidja. Kuna ma kannan kogu aeg toppe, kus on üks hõlp paljas, siis uus rinnahoidja. Ma olen nüüd ametlikult A-korviga. Ja see on veits kurb. Mul on väga palju Lindeksi rinnahoideid olnud ja need on väga head ja nüüd siis tegi need šnaukliseks veitsa. Vero Modast siuksed tekstiilist püksid, mis on alt laienevad ja need on täispikad. Ostsin endale musta värvi jope ka Vero Modast, mis on üle pepu, aga mitte nagu liiga pikk, ma liiga pikka asja ka ei tahtnud. Ja see oli mingi 30 eurot vist soodukaga praegult. Ma otsusingi, et ma teen niimoodi, et ma panen kohe kõik asjad omale kohale, sest et muidu lihtsalt nagu it's stressful. Ja homme mul on photoshoot, nii et ma sätin ennast kodus homme ja siis kui vajadusel on igasugu asju veel kodust kaasa võtta. Õhtuks valmis. Kas mul on kolmapäevasest trennist jalad haiged, täna on reede? Jah. Kas trepid on nuhtlus? Kolmapäeval tegi Uno meile trennis põhimõtteliselt natuke crossfiti, mis siis tähendab seda, et ma mingi kangide ja asjadega, eks ole, kükid ja värgid ja kas mu jalad on kanged? Räigelt. Jookse! Jookse! Ei just saada, jah. See on nii tugi praegu. Ära hüppa. See oli väga lõbus. Aga nüüd on plaan siis minna tagasi kaabesse. Nüüd on trenni aeg. Nii, kõigepealt loomadele süüa. Nii sassu. Ma olen praegu tarikatud. Aga ostsin just Ketrini käest siis. Instagram oli, et äkki Möko, kui ma nüüd praegu ei eksi. Siuksed šokolaadi proteiini pallid siis ja kuna ta siin töötab, siis sain praegu kätte. Nii et enne trenni ma seda ei söö, ma söön pärast trenni. 150 tõuget, 150 põlju, 150 looka. Põhjalik fan. Ma ei üldse armasta seda praegu. Tetsin ma või? Tead ka või? Natuke jah, 90. Üks veel. Teine põll. Kuule infokas ikka. Astun. Kale jalgu. Jaa, oli. Peritsid või? Veitsa. Kipitab rohkem. Pole siukest vigast olnud varem. No vähemalt teid minu küüs. Ta oli mulle huuleveriseks. Siit ja siis siin. Ja siis läksid? Ja siis me tegime klintši ilma kinnastada. Nüüd on lõpikalt küünalt praegu. Tõlva.
Voh, see oli hea. Voh, see oli mõnus. Mis sa teed? Mis mõtlesid? I don't know. I do not have the answers. Praegu ma ei ole viha. Sa tead, et sa oled suur kohvihoolik, kui sa ei saa ilma kohvimasinata kuhugi. Kui siin kuskil ei ole kohvimasinat, siis ma reaalselt mind ei huvita. Ma toon oma masina kaasa. So funny, but it's true. Moko maiused Instagramis. Need on siis šokolaadised energiapall, nii et ma proovin. Cheers, topetkaamera. Okei. Oo jaa. Võta. On laupäev ja loomad söövad praegu. Kõik esimese asjana täna oma lotakese juurde. Ta müüb mõned riided mulle, pluss lubas vaadata ka oma kapis ringi. Äkki mul on photoshoot'il jaoks midagi. Ja siis ma lähen Kadriga pildistama. Käisin just Lotta juures ja sain endale hunnik, päris mitu asja endale, mida ma saan nii-öelda igapäevaselt kanda ja tegelikult ka photoshoot'il, nii et it was successful. Hunnik asju. Holy moly. Yeah. Many sizes. Mis sul on? Kas sul on minu suss? Pildistamas on käidud, see oli mega fun. Ma nüüd söön kõhu täis ja siis me lähme teeme Sassiga tiiru, pikka tiiru. Ja siis ilmselt on täna süke saunaõhtu plaanis. Päev on õhtusse jõudnud, kell on 9. Käisin vahepeal siis Sassiga tiirul, mängisin temaga õues päris pikad. Ja ma sattusin töötamise auku, olen arvutis istunud. Ja mingi hetk vajusin diivanile nüüd tuttu. Nii et tänasest saunaplaanist ma vist ei jaksa. Töötasin video ära, magasin siin vahepeal natuke ja ma lähen reaalselt tuttu jälle. Pühapäeva õhtul sauna teha on päris hea. Aga siinkohal ma lõpetan tegelikult selle vlogi ära. Suur aitäh, et te seda vlogi vaatasite. Mul on väga hea meel, et te siin olete minuga. Jälgige mind Instagramis @piiatammeenit. Pange sellele YouTube'i kanalile subscribe ja jälgige Instagramis @aspire wellness club ning näeme järgmises vlogis. Aitäh, et siin olete. Tšau!